mida inimesed minu koolitustelt saavad. Tead, see on nagu huvitav, ma ise võin arvata, et ma tean, mida nad saavad, aga kui ma teinekord loen tagasisidet, siis ma saan aru, et nad on saanud midagi muud veel või. Et kindlasti nad saavad nagu julgustust ja nad saavad kõrvalpilku ja jällegi nad saavad ka selliseid toimivaid suhtlemismudele ise läbi katsetada koolituse käigus ja kujundada mingisuguse oma arusaama, et kuidas ma seda asja võiksin kasutada oma töös. Kadri on selline õhkkonna loomise suur meister, et tema on see, kes loob sellise toetava atmosfääri, kus inimesed tahavad ja saavad oma lugusid jagada ja rääkida, mis on paljudel koolitustel väga oluline. Kadri koolitused on alati väga hea ülesehitusega ja mida õppijad hindavad on see, et Kadri on toetav õppejõud, koolitaja. Ma üldse mõtlen, et kõige rohkem ma olengi õppinud ju nende inimeste käest, kes minu kursustel on käinud. Aga ma arvan, ma olen nagu aastate jooksul kõige rohkem õppinud seda, et kuidas kohaneda, kuidas hästi kiiresti minna lühikeseks ajaks sinna organisatsiooni sisse, saada aru, et mis see kõige olulisem on. Ja viia see koolitus sellisel kujul läbi, et see tõesti seda inimest kõnetaks, kes võib-olla elualalt on minu jaoks väga võõras või esmakordne kokkusaamine. Ma õpin kogu aeg. Näiteks eile oli see juhtum, kus ma sain õppida seda, et kuidas postitit niimoodi pakist ära võtta, et ta ei hakkaks rulluma ja kleepuks kindlalt paberile. Õppimine vajalik selleks, et iseendaga oleks jätkuvalt huvitav ja põnev koos olla.